nii, terid sõrulased ning muidu saarlased maale Tammeaugu Mari ning täna me oleme Ansiküla seltsimajas 3 ja mool on 2 külalist ka selle korra siin. Ja räägime maailma asjadest ja vaatame, mis jutuks tuleb. On kena siuke pühade vahe õhtupoolik ning mis me siuke muud teeme siin. Aga ma Annist pihta. Tere, Anni! Tere, Mari! Ja tere, Kristjan ka! Tere! Ning nüüd ma kohe küsin teilt mõlema käest. Et mitte nõnda nagu seal reisile sinuga saates, et kes sa oled ning kohest sa tuled. Ma küsin, kelle pere laps sa oled? Aga Anniga pihta. Mina olen Eessõrvest, Salmelt, Filippovite perest ja talu nimi on meil Paupõllu talu. Nõnda, et me võime sind ka Paupõllu Anniks kutsuda. Just. Tegelikult ma täpsustan, kuna ma nüüd oma perega oma luud kodu rajan, siis pigem Ristipõllu Anni. Ja. Nii et Ristipõllu Anni. Väga kena, kuule me oleme sinuga saadet teinud ka. Seal samas Ristipõllu õuel. Just, kuidas teid läheb seal? Saime maja just katuse alla. Oi, vahva. Ma arvan, et meid raadium tuleb suole külase jälle varsti. Tulge, see on nii kena koht, tulge. No võtta, aga Kristjan, kelle pere laps sa siis oled? Isa laps, ema laps. Ma olen pigem rohkem Tagasõrvest. Ma nüüd jäingi mõttesse korra, et kumba oleks nagu õigem siis nimetada. Kas hetkelist kohta või siis natukene, ma räägin ka juba natuke täpselt, selles suurt vahet pole, need on seal 50 meetrit on vahet. Aga vanaisa kodu oli Järmantse talu. Aga ise toimetan siis Reinuldi talu, siis, kus on isa toimetused olnud, tema elutöö seal ja siis vaikselt siis sama vundamendi pealt panen mina edasi. Et Reinuldi? Ma jääks Reinuldi juurde, jah, sest ma tunnen, et mind on seal rohkem kui Järmantsel. No just, nii et Reinuldi Kristjan. Jah, ma ei olegi seda tegelikult niimoodi kuulnud vanem, täitsa esimest korda praegu. Ilus. Selline tiitel. Ristipõllu ning Reinuldi. Igavesed uhked nimed siin Sõrves. On. Ja külanimed ju ka. Ristipõllu on Üüdipää külas ja Reinuldi on... Reinuldi on Laadla. Ja, et see küla endale ka igati kuidagi südames on selle soe koht. Just. No sa oled sealtkantis, su pere on sealtkantis ju väga kaua olnud. Jah, nii kaua kui mina mäletan on olnud ja nii palju kui ma tean on isa seal olnud ja vanaisa ka siis niimoodi natuke on ja natuke pole, aga mitte temast olenevatel põhjustel. Et olid raskemad ajad. Ei muidu sõrulustel käib see asi nõnda, et sa oled seal nii palju, kui sa saad, aga kui sa oled see sõrulune, siis ei aita see miskid. Jah, et paraku nii on. Lõpuks sa kuidagi jõuad sinna tagasi ikka. Mõtled küll, et täna ma olen ju koondanud oma ütleme, et lõviosa ajast sinna. Et kui oleks keegi mulle 10 aastat tagasi koputanud õla peale, et kuule mees, 10 aasta pärast sa töötad ja elad siin, ma oleks naernud ikka päris valjust teha lõpetara. Aga seal ma nüüd olen. Nõnda, et käisid tiiru ära ning otsaga tagasi? Põhimõtteliselt küll, jah. Et õnneks läks nii. Ei kahetse midagi. Et teie rauaga edasi. Kuule, Anni, sa pole küll ju kaua ära olnud Sõrvemaalt. Ja ma olen sündinud Tagasõrves, Ängal. Aga lapsepõlve ja elu olen ikkagi siin Eessõrves Salmel veetnud. Vahepeal koolid käinud. Ja ütleme, tööpiirkond on mul olnud ka kogu suur maailm selles mõttes, et reisijuhina ja matkajuhina olen väga palju kaugemal ka käinud. Aga süda on Sõrves ääres ikka. Ja sõrulustel ikka tiku poleme, ma olen aru saanud. Sa käid nigut reisu peal ju hirmulisti palju. Kui sa sealt kaugelt selle Sõrvemaa peale vaatab, tõmbab siis tagasi kogu aeg või? Et mitte, et sa pole selle pärast tagasi tulnud, et pole koeskest minna. Ja. See on sõnu seletamatu tegelikult. Mul on olnud õnn hästi palju hästi huvitavates kohtades reisida ja mäed on minu nõrkus. Alpinism on minu nõrkus. Kalju peal kõlkumine. Aga merd ma natuke kardan. Ja see on võib-olla isegi suurem, mägedes on ka aukartus.
aga mere ees on mul äkki isegi suurem aukartus, sest sellest oleneb minu elu siin. Et mägedes ma käin külas rohkem. Ja. Et ikka selleks, et päriselt karta, peab ikka natuke rohkem tundma. Vist küll, jah. Sa oled ka olnud ju väljamaal tööl ning Kristjan? Ja on juhtunud jah siin ja seal, aga nüüd siin rääkides mägedest, siis mul on täpselt sama emotsioonidega. Et ma olen tihe külaline, ma nüüd päris mingi alpinist ei ole, eks ole, ma olen rohkem selline turist. aga Austrias olen väga tihe külaline ja absoluutselt me väldime igasuguseid linnakohti, et me lähemegi otse maale, kus on need kelladega lehmad ja olemegi mägedes ja ma tunnen ka, et seal ma nagu ma patareisid laen nagu, et ammendada oma jõu ja see nagu reaalselt puhkad. Et ma natukene samastun selle koha pealt. Aga töökohad on, kui ma nüüd hakkan mõtlema niimoodi, ongi päris palju on nüüd siin mägedega seosta. No võite, kas see on sellepärast, et Saaremaa ja Sõrve ots on nii kuidagi lame maa või? Et pole nagu sükest künkada meil. Ei no Lindmetsa. Lindmetsa, jah, okei. Vaatan väga Lindmetsa küla elanike kohe ette ära, et tõesti, seal on üsna uhke mägi on seal. Et aga noh, sükest mäetippu koos lumega ta ikka välja veel ei anna. Praegu kindlasti seal on. Lapsed käisid vaatmas lumi olemas. Ja suvel ilmselt pole. Aga hiljutine ja kõige värskem seik oli siis Šveitsi. Ja ma ütlen, et see riik on ilmselt ka koht võib-olla, kus ma näeksin ennast mõned aastad elamas. Eeskätt mõeldes just oma tütre peale, sest et ma tahaks, et tal oleks lai silmaring, ja sealne keskkond on lihtsalt võrratu. Ma olen sama Šveitsist umbes samamoodi, et siin võiks mõnda aega olla. Ja, et seal on niimoodi, et ma paneks 5-6 aastat seal julgelt ära ja siis tuleks jälle tagasi ja niimoodi, et nii kaua kui tütar veel noor on, et saab seal koolis käia. Ja, selles mõttes küll. Et see lai silmaring tundub teitel mõlemal suhke asi, et mida on sorulsel taarist või inimesel taarist? Ma arvan, et see on sõrulasele üsna siukene iseloomulik, sellepärast, et kui sa lähed mere äärde, sa oled nagu mingil piiril. Ja siis ikka tahaks ju teada, mis seal silmapiiri taga on. Et see on selline uudisimu. Ja ma olen täheldanud, et väga paljudel sõrulastel on see uudisimu olemas, et mis seal silmapiiri taga on. Et nagu tõmbab kohe. Jah. Ja samal ajal tõmbab kohe tagasi jälle pärast. Just selle 5-6 aasta pärast. Umbes nii ongi, jah. Lõpuks kuuneb nii välja. Et sealne kultuur mulle näiteks väga meeldis. Nende keskkonnasäästlik mõtlemine. Just. See roheline, kui ma olin suures linnas Zürichis, viibisin pool aastat ja elasin, töötasin seal ja lihtsalt mulle ei mahtunud pähe ära, kuidas sai nii puhas ja roheline üldse ollagi, et meil on seal palju õppida. Alates oma eriala koha pealt, kui nii sellele välja, kuidas riik on üles ehitatud, need süsteemid, fantastiline, et siin oleks palju minna. Ma hüppangi kohe siit selle peale, et aga me pole üldse rääkinudki, mis ammetimehed te siis olete. Kristjan, räägi siis, mis tööd sa siis teed üldse? Oi jumal, tänaseks ma ei teagi, natuke selline hunt kriimsilma tunnen juba, et põhimõtteliselt ütleks ikka lõviosa on ikkagi toitlustus ja turismisuund, et kokana nüüd on siis lõviosa ajas töötatud, aga nüüd siis hiljuti on pidanud viimased 4 aastat on pidanud juba igasuguseid uusi erialasi juurde õppinud. Nagu, mul nüüd pabereid ei ole igal erialal, aga alates IT-st kuni, ma ei tea, tisler, ehitaja, torumees, elektrikametit veel katsuma ei hakka. Selle jaoks on ikka pädevat inimest vaja, aga jah, umbes, mis ma tahan öelda, et tuleb kõik osata vist siin pärapõrgus. Kuule, see kõlab sedati nagu keda ta oleks Sõrve tulnud ning hakanud mingit suurt edevõtmist vädama. Et ma olen aru saanud, et kõikiks, mida sa uks tegad, siis nii umbes läheb. Jah,
minu puhul küll, jah. Oota, aga ütle siis ära, mis see edevõtmine on. Anni räägib pärast oma asju. Ma pean seal tagasihoidliku restorani, kodust restorani enda jaoks, Tuikodu restot ja siis elukaaslane peab siis kõrval väikest loomaparki ja siis koos niimoodi seal suviti toimetame, teeme sükest südamelähedast asja. Eks see toiduga mul seal ikkagi väga palju pistmist, sest et kui ma selle tui kontseptsiooniga siia tulin, ega ma siis kohe ei läinud niimoodi, et nüüd ma hakkan tuid tegema. Et kõigepealt tegelikult oli Küülikuküla ja mul ei olnudki sinna plaanis mingid restorani teha. Jah, ma olen mõelnud seal midagi, et oleks tore ja oleks kena aga see on kõik oleks-poleks jutt. Aga siis kuidagi tuli see koroona peale ja siis minul ju tuli paratamatult tuli palju aega ja siis ma ei teagi, kus see Küülikuküla mõte, kuidas ta nagu, see läks hästi orgaaniliselt kuidagi, et see ei võtnud üldse mingit sükest vägis punnitamist, lihtsalt tuli kuidagi, et kuule, et mul oli isal varem olid jänesed olnud, Küülikut on pidanud, loomi igast on kogu aeg olnud meil, aga ma tean, et Aasias on selline kultuur täiesti, kus on terved saared on kohe mõeldud. Sealt kuidagi hakkas see kuidagi kinnistus ja siis hakkas mõtlema, et ma ei taha lihtsalt puure teha. Teeks midagi, kuna ma natuke loen ennast ka kunsti inimeseks mingil määral ikkagi, toidukunst on ka kunst. Et ja enne seda ma ei teadnud näiteks, mul puutöö üldse meeldib. Ja siis kuna mu vend on tisler ja siis ma ütlesin, kuule aita mul üks puur valmis teha. Vaatame, ehitasime pulli pärast mingi kirikuni, esimene oligi see kirik ja siis tuli välja, et mul on ilge huvi nende vastu, selle töö vastu ja siis ma põhimõtteliselt sealt edasi juba venna käest sain mingit põhitööd teada ja siis läks täitsa hulluks kätte ära, et ma juba pagutsin nädalas iga nädal üks puur, kõik vaba aeg olin seal garaažis ja siis oli seda tööriistava ja teist tööriistava, et mul läks väga põnev oli koroona aeg minu jaoks selles suhtes, et ehitasin puurid valmis, lõpuks oli nagu siuke tootmisvabrik juba mul seal natukene tekkinud ja siis vend oli väga palju toeks ja siis me tassisime käru otsas jumal palju seda põlve otsas tegemist täitsa hullud ikka seal ja siis sinna taha, isa lubas siis sinna taha tiigi äärde selle teha ja ta nüüd seal jõudsalt kasvanud ka iga aasta natukene juurde midagi ja siis hakkas rahvale hirmsasti meeldima, et iga asjaga on äririsk, ühtegi asja pole kindel, kui sa algus alustad. Aga vahepeal õnneks mingite ebaõnnestumistega eelnevatest projektidest, nendest ju keegi ei räägi, kõik räägivad ainult õnnestunud projektidest, et sealt olid igasuguseid päris paljumahulised turundusteadmised ja kõik sellega kaasne, mida sai nüüd siis rakendada. Ja see töö oli piisavalt hea, et siis rahvas nagu teadis meid üles leida ja siis kuidagi läks see nii kenasti käima, et me suutsime juba esimese aastaga seal oma kliendivoo teha seal mingi 2000 kuus. Nüüd see on aastast aastane võrdlemisi kasvanud, aga mitte nii jõuliselt, et nüüd iga aasta on 3000 inimest rohkem. Et praegu ongi siuke 3-4 inimese vahele ta jääb, seal kuus. Ja pluss siis restoran, mis seal toodab, eks ole, kõrvalt veel seda, neid päid ja nägusid ja tagumikke ma ei ole lugenud, eks ole. Aga seal oleme rahul, sest me rohkem ei jõuaks. Mul on seal mitmed ärimehed tuttavad käin niimoodi, kes on palju edukumad kui mina olen. Ma olen ju lapse kingade selles noor värske asi. Miks sa mul rohkem reklaami ei tee? Miks sa seda teist kolmandat ei tee? Ja siis, kui nad pärast tulevad reaalselt sinna järjekorda ja näevad seda massi ja söövad selle toidu ja saavad sellest kontseptsioonist aru, siis tulevad pärast kõik ühte moodi. Kuule, ära rohkem reklaami ja ära sa seda rohkem tee, ikka tee nii, nagu sa teed. Sest et praegu on nii, et kui ma selle asja veel suuremaks ajan, siis ma enam ei jõua. Ma tunnen, et ma lihtsalt ei jõua. Mul on praegu töötan üle punasest nagu selles kogu aeg, sest ma ju köögis üksi mässan. Ei valetan, ei mässa üksi. Mul on ikkagi meeskond taga, üksi ma neis on midagi ära. Et aga toetav meeskond, eks ikkagi toidu osas on mul nagu endal ikkagi siis see määrav osa on. Nojah, kõlab ikka uhkelt. Kuidas sellise koroona ajaviite projektist on saanud täiesti elumuutev kogemus nüüd põhimõtteliselt. Jah, kuidagi nii ta läks, jah. Ma arvan, et Juuse pidi viljakas pinnas alla olema. Kuule, Anni,
mis asja sa siis teed meitel siin Saaremaa peal? Sa olen ju ka 7 ametit. Ja just täpselt. Ma mõtlesingi praegu, et kuidas naisterahvast kriimsilmale öeldakse. Ka vist kriimsilma. Jääme ilmselt küll, ma ei ole kuulnud veel. Aga no ma võin laias laastus enda kohta öelda, kõige lihtsam on enda kohta öelda, et ma olen kogu elu olnud loodusgiid. Saaremaa giid ja eelkõige loodusgiid. Ja tundub, et ma olen väga õiges suunas liikunud sellepärast, et viimased aastad ma ka õpetan loodusgiide. Lisaks siis ametlikule töökohale RMK-s, kus ma olengi loodusretkejuht. Ja minu väga tähtsaks tööks on ka meie objektidele ja looduskaitsealadele ja sellistele kohtadele teabetahvlite koostamine. Et see on just see inimese informeerimine. Giiditöö on ju ka inimesi informeerimine ja mis tuleb välja, on minu jaoks hästi tähtis, sest et ma ise armastan oma kodu ja ma tahan, et Saaremaa külalised saaks ka meie kodu nii hästi tundma, meie Saaremaad nii hästi tundma, et nad hoiaksid ja armastaksid meie kodu. Ja ma tunnen, et ma töötan ka punases viimase ajal, nagu sina ütlesid, et kohati tekib natukene sellist läbipõlemise tunnet isegi, et annad ennast nii palju, aga teisest küljest on see mu missioon ja sa saad sealt tagasi ka. Ja peamine just ongi see, et inimesed, kes Saaremaad külastavad, saaksid rohkem isiklikku lähenemist, saaksid aru, kus nad on ja hoiaksid meie kodu. Jah, sest kellele ei meeldiks külalised, kes sind austuvad. Just. No ma kujutan ette, et ametialaselt siis te olete ju kindlasti Sõrves kohtunud. Ja siis, kui te oma Küüliku külaga alustasite, siis ma käisin üsna mitme lastegrupiga teie juurest läbi. See oli üks kevad, kus üks kool oli RMK-lt tellinud loodusretki. Mitmed klassid ja mitmed paralleelid ja siis me äkki avastasime, et lähme käime sealt ka läbi. Kuidas siis, räägi siis meid kuulajatele, vaatajatele ka sellest Küüliku külast siis külalise pilgu läbi, et kuidas seal siis oli, kuidas need lapsed reageerivad? Kuidas neil meeldib? Või kuidas sa ise tunned ennast seal? Tegemist tookord oli linnakooliga ja linnalastel tundub, et on selline lemmiklooma igatsus, hirmus igatsus lemmiklooma järgi. Ja need jänesed olid nii nunnud nende jaoks. Sellest ajast jäi alati väheks, kui me olime planeerinud seal olemiseks. Ja minule endale imponeerisid muidugi see sinu, sa ütlesid puurid, aga tegelikult need on ju majakesed jänestele. On ju? Ja see kõik nägi väga vahva. Sa olid jänesed pannud elama tuletorni näiteks. Mulle see väga meeldis. Ja meeldib. Ma nüüd ei ole, üks aastakene ei ole, ma restoranis olen käinud, aga seal Küüliku külas ei ole käinud, et ilmselt sul on seal mingid muutusi ka. Ja meil iga aasta natuke proovime juurde ja nüüd on seal aedik suur, kus jänesed lahti. Siis ma isegi ei tea, mis meil, nastikud on meil tõmbenumber. Ja nastik on tõmbenumber linnalastele ka. Isade lemmik meil, seal on seinast seina neil on. Seal on mõni, kes armastab ja mõni, kes kardab, et tule autost välja ka jääbki parklasse. Kui kuuleb, et on nastikud tiis. Ja mõni hull püüab kinni ka seal, ei propageeri neid üldsegi, sest pärast jubedalt haiseb on see käsi. Et seda ei võta ükski seep maha pärast. Aga iga aasta me pakume kasvada. Et proovime kasvada selleks, et siis kes ka järgmine aasta uuest tuleb, et tal oleks jälle avastamise röömu. See aasta on jälle üks hullumeelne idee sinna juurde midagi ehitada. Aga kas me nüüd nii palju jõuan, see nüüd sõltub paljuski minust ja kuidas ma suudan oma aega planeerida. Et veel ei hakka täpsemalt rääkima, aga me ei liigu nagu selles suunas, et me oleme nagu loomaed. Et pigem oleme nagu elamuskeskus või siuke teemapark rohkem, et meil on loomad kaasatud, keda seal siis, aga rohkem oleks tegevusi, et selles suunas liigume. Võib-olla jah. Et meil on zipline on nüüd näiteks, ma ei tea, kes tollal ajal oli, tule tiigised lasta. Ei, seal on ikka mõned asjad on juurde tulnud. Üle nastikute ja krokodillid. Ja ma mäletan, et lastele väga meeldis see, kui
sinu kaasa kutsus nad ka kanaaedikusse sisse, et kes julgeb tulla ja saate munad pesast välja korjata. Siis tekkis võitlus seal tavaliselt, et kes saab. Ma ausalt pean ütlema, ma kirundada siia maanduda, sest meil ei ühtegi muna seal. Nagu mõtlen, mul on kanad, aga ma hommikul oma muna praadida ei saa, sest ta jagab kõik. Aga see on laste jaoks. Ja neil on muidugi hästi põnevad. Ja kui toredasti lapsed võivad kana niimoodi kainu võtta ja nagu kodulooma või lemmiklooma, lapsed peavad loomadega koos kasvama. Nõnda, et teil on nagu mõlemal selline täiesti ootamatu missioon tekkinud, et ühtepidi harida täiskasvanuid, teistpidi toetada laste arengut ja kõik ikka parema maailma nimel. Kuule, aga sorulased. Te olete nüüd seal laias maailmas käinud ja oma asju teinud. Kas siit Sõrvemaalt, Meite Sõrvemaalt on teitele nagu sisse või pähe või selga või kukile tuld mida tsukest? Kas mõnda mõtet või ütlemist või sõna või tegu või mälestust või asja, mis on nagu nii surve, mis aitab selles pimedas võõras linnas öösel seda elu elada ja oodata, millal jälle koju tagas saab. Ja midagi sellist erilist ja äge. Ma pean ütlema, et ma ei karda midagi, eriti. Ma ei karda pimedat, ma ei karda metsa, merd natuke kardan, aga see võib-olla ongi Sõrvest pärit, sellepärast, et siin ma olen tundnud, kogu Sõrve on minu kodu. Ükskõik, kus kohas ma kas metsa või mere äärde sukeldun, ma tunnen ennast nii turvaliselt. Ma ei pea midagi kartma. Ja võib-olla see on mulle kuhugi kuklasse jäänud ja see vist on igal pool maailmas. Kristjan, kuidas sul on? Ega ma ei ütleks ka, et ma kangest midagi kardaks. Aga no minu Sõrves veeretud aeg on ikkagi lõviosa on ikkagi sellest on ju tingitud hooajast on ikkagi ju suviti. Siis on ju seal ju üldse paradiis on ju. Siis ongi need tahaga minna sealt kuskil on ju. Mul on õnneks on töökoht seal on ju. Ja siis kuna ma talveperioodil elan linnas ja suveperioodil elan Sõrves, et siis ongi see tunne, et ma ei taha sealt ära minna võtta. Ja siis ma pean korra nädalas, siis ma olen maainimene, siis mul on linnapäev, siis ma panen linnariided selga ja siis ma käin linnas ära, toimetust ära ja juba ma tunnen, et liiga palju tagasi, davai, lähme, magame ma une täis ja sa pead minema, sest töö pärast, eks, aga absoluutselt mitte mingit igatsust ega tahtmist. Kui vajadust ei oleks, siis ma ei lähekski. Ma oleks kõik asjad koha peal olemas ja teeks oma sama siin tegelikult. Ja kui rääkida mingitest positiivsest asjadest, millega siis minu jaoks või mis mulle Sõrvega paelub, on raudpolk kindel on. Nüüd ma olen seal mõni aasta koha peal olnud, on inimesed, nii labaselt lihtne, kui see vastus ei kõla, aga see kogukond, et ma nüüd nende mõne aastaga ma olen seal olles, ma olen rohkem õppinud kohalikke ja uusi suvesõrulasi kohale nagu tundma õppima neid seal. Hästi soojad suhted, hästi tore kogukond ja millega pärast ma olen tähelepanud seda, et siin tõmbab täiega talente. Ma ei tea, miks. Seal on suvaline näide. 2 aastat nad on nüüd seal elanud, vähemalt nii palju, kui mina tean Türjul, võib-olla 3 juba, eitsid omal väikse maja sinna Türjule ja nüüd ma olen nendega juttu rääkinud nagu täitsa mees ja naine ja toredad inimesed niisama pläkutame ja siis nüüd siis paar aastat hiljem tuli välja jutu käigus, kui nad mul lava vaatasid, et ja siis mees saab mul sinna laulma tulla, mis mõttes laulma on ja ta on Estonian Voicesi laul ja mul on mis asja nagu, et ei teadnudki sellist asja ja siis on meil seal ju jalkakunn on, meil elab seal ja siis on ju, seal on veel neid tegelikult, kes on tulnud ja kellest ei tea keegi mitte midagi on ju. Et siukest tahavadki oma rahu ja asja ja tulevadki sinna. Ma ei tea, kas see Sõrve siis kuidagi mingi energia, mis seal on või kuidagi, miks nad sinna lõpuks jäävad. Või siis teisi tõmmata. Üks asi on see, et ta on ju maailma ääre peal, mis on oma ette selline ääre peal elu vist natuke nagu sobib inimestele, eriti loomingulistele inimestele. Üle ääre saab ju vaata. Ja teine asi on ilmselt see, et meie kultuurikihid või meie kultuurikiht on ikka nii paks ja see on väga see on ikka väga paeluv.
et kui sa ennem küsisid, mis sulle maailmas olles meelde tuleb Sõrvest, siis ükskõik kus maailma nurgas ma olen rääkinud Sõrve legende ja lugusid, näiteks Külmkingast. See on väga vaeluv ka Pamiri mäestiku inimestele näiteks. Ma usun. Nad mõistavad väga, mis tähendab, kui sa ei saa koju tagasi. Täpselt. Aga kuule, nüüd sa pead vist hästi lühidalt kuulajale ka Külmkingast rääkima ja siin ei jää muud üle. Niimoodi pealiskaudselt just täpselt. See on võib-olla natuke tunnetuslik, et iga sõõruline teab, mis on külmking ja on näinud, on kohtunud külmkingaga. Aga kui lahti seletada, siis külmking on selline hing, kes on jäänud maa peale seiklema, kuna ta on elus saanud hakkama millegi sellisega, et ta paradiisi ei võeta ja põrgusse ka ei võeta. Ja siis ta käib kuskil Sõrve metsades ja randades ringi ja eksitab inimesi. Ta ei ole pahatahtlik, ta lihtsalt eksitab. Külmking võib ka vahest talusse sisse sattuda ja ma tean ühte lugu Kaunispealt, kus talu ehitati külmkinga raja peale ja pereisa oli üsna sageli ennast avastanud hommikul näiteks hoopis sahvrist ärkamast. Ja ma olen ise... Ma tean oma põlvkonna inimesi, ma just rääkisin Heinmaa perede tüdrukutega, Mahega sellel külmkinga teemal. Ja Mahe ütles ka nii vavasti, et neil oli ka pidevalt see, et kui vanemad ei tahtnud, et lapsed metsa läheksid, siis öeldi, et ära sinna mine, see on külmkinga mets. Ja nüüd ma olen siit ja sealt veel kuulnud. Ja ma saan sellest väga hästi aru, sest ma olen paar korda ise külmkinga metsa niimoodi sattunud, et kuna ma olen loodusinimene, mina ära ei eksi, aga... Ma olen oma pere viinud pärast sinna ja öelnud, et näidake mulle nüüd, kus meil auto jäi. Ja raudselt näidatakse vastas suunas. Et külmkinga metsad ja külmkinga rajad eksisteerivad. Ja, olen kogenud täiesti šokeeriv on, kui see pilt selgeks läks silma ja vaatasin, ei ole võimalik. Kuidas ma aru ei saanud? Ja ei saa aru. Ja Sõrves on neid kohti oma jagu. See on siis nagu Sõrvele ainult omane või? Jaa, suhteliselt, et huvitav on see, ma enam ei mäleta, kus ma nägin ühte väga vahvat joonist lugude ja legendide liikumise kohta ja seal oli külmking ka ette võetud. Ja külmkinga lood siis olid nagu täppidena ära märgitud kaardile ja need olid Põhja-Saaremaa, üle Hiiumaa, Soome poolt ja siis Liivimaale. Ja siis ma mõtlesin nagu seda, et pane ükskõik missugune taimeliikide leviku kaart kõrvale, et see on täpselt sama joonis. Et inimesed ja taimed ja legendid, see üks ja sama tegelikult. Sama rada. Tegelikult, kui me räägime säästlikust mõtteviisist, siis see prügi õigesti sorteerimine on kõige esimene, kõige lihtsam samm, mida igaüks võiks ju osata teha. Alguses mulle tundus see vastu võtmatu, hästi keeruline. Mis mul on nüüd 4 prügikasti ja kuidas ma neid siin sorteerin? Aga kui sa oled seda nagu paar kuud teinud, siis juba nimelik teistpidi hakata. See on inimese harjumise ori, et kui sa oled selle oma selgeks teinud korra, siis sa hakkadki nii tegema ja sul pole üldse. Ma võin omas käest öelda, ma olin täiesti vastu selle ennem. Täiesti vastu on vale öelda peale. Aga pigem nagu mugav. Just mugavus. Aga pärast kui see nagu selgeks sai harjutatud, siis nagu ma ei oskagi teistmoodi enam. Ei oskagi enam. See ei ole sedas, et inimesena on see keeruline, aga see on täiesti võimalik ja nüüd ka restoranis näiteks on see täiesti võimalik. Jah, sest ma ütlen ausalt praegu ehk raputan natukene tuhkamale pääsen. Minu restoranis seda pole veel, et ilmselt uuest aastast, uuest hooajast tuleb, sest et ma nüüd olen selle alles värskelt omale külge saanud seoses ametikoolis töötamise, kus väga, väga eeskujulikult sorteeritakse pakendeid ja igasugust jäätmeid. Et sealt olen selle nüüd tööga koos omale selgeks saanud ja ilmselt teen seda ka omale ka kindlasti. See aitab ju meid ja Sõrvemaad jälle ilusamana hoida. Igal juhul aitab, et kui see ära ka viiakse lõpuks, see on üks väga hästi. See on üks siuke eraldi teema, ma saan aru, et sinna meid lähe praegust. Jah, see on siuke hell. Elladesse kohtadesse ei sossi. Eks need külalised, kes meid siin Sõrves käivad, eks nad toovad palju prügi ikka muud ka sealt siis. Igasugu mõtteid ja vaateid ja et mis te arvate, kas sellised külalised teevad Sõrvemaad rikkamaks või vaesemaks? Ma võib-olla ei tohiks seda nüüd nii avalikult ja valjusti välja öelda, aga
mina ei ole väga suur massiturismi pooldaja. Et rahavood võivad küll suured olla, aga see, mis nad endast maha jätavad, ei kaalu seda üles, ma arvan. Aga seda on lihtsalt lihtne kõrvaltvaatajal öelda, aga tegelikult Kristen, sina ju ka ütlesid, et sulle piisab nendest külastajatest, kes sul praegu käivad. Et nagu päris massi... See massi on see suhteline, et see, kes meil tänavu, no natuke on meil ruumi, et väike puhverik on, aga jah, selline kogus inimesi on juba piisav, sest ma juba tunnen, et see hakkab kogukonnal üle jõu käima. Nagu Laadla külas, ma mõtlen, mingid teeääred on täis pargitud ja kuskile edasi-tagasi liikuda ei saa. Just täpselt. Et olen seal küll üritanud nagu seda lahendada, aga jah, et kui see asi nagu väga suure kasvuga läheb ja siis võib-olla läheb natuke paljuks juba, jah. Et see suhtumine just selline, et sa... Mulle meeldis, kui turist tuleks Sõrve sellise suhtumisega, et ta tuleb kellegi koju. Ta tulebki nagu kellegi koju külalisena, mitte nii, et ma tuhisen siit turistina läbi. Siin on see küll ja see Salmel me ju näeme suvel seda autode, laps ei saa üle teegi minna ohutult. See on üks asi, mis häirib see suhtumine. Aga teisest küljest ongi niimoodi, et kui sa oled ikkagi oma külmkinga loo inimesele ära rääkinud, siis ta võtab isiklikumalt. No eks su restorani nimi ka ju koduresto, et see just tähendab, et ei ole... Meil ongi kontseptsioon, et külaline, meil ei ole kliendid, meil on külalised ja külaline tuleb külla, jah, ongi see meie kontseptsioon, eks ole. Aga selles suhtes, kui nagu pulkadeks natuke võtta seda asja, siis meie külaline on eeskätt ikkagi pere. Et selles suhtes ma ei saa nagu midagi ette heita, nagu just selle prügimajanduse koha pealt on ju, et väga eeskujulikud, et ma ei pea seal mingi pärast õhtul käima pool päeva õhtult seal koristama kellegi järgi. Et väga viisakad on, väga abivalmis on ikkagi, jah. Nõnda, et need külalised, kes praegust on ja see tase on täitsa tundub, et sobib sellele siiamaani suudame enamus ikkagi vastu võtta. No võibolla ongi nõnda ju siis kena, nagu praegust on. No aga Salmel näiteks paranditeed mööda saab ka nüüd Saaremaa ja Sõrve vahet sõita. Aga üldiselt ma käisin eelmine aasta esimest korda nii ägedalt tehtud, see on nii ilus ka. Ja see tee on ilus, minu see tulevane kodu jääbki sinna tee äärde, et natukene me võime öelda, et inimesi käib seal rohkem. Aga põhimass käib ikkagi Salme külast läbi. Ja ma pean ütlema, et kui ma jõuan õhtul 6:30 töölt koju, siis mul ei ole poest enam süüa osta. Turistid on poe tühjaks ostnud. Eks ta ole jah, see külalistega on üllatusi käivad kaasas ju meil. Aga ma mõtlen, et see Sõrvemaa on ju eriline, me tunneme seda, et ta on eriline ja me tahame siin olla mingil seletamatul põhjusel ja me oleme siin rääkinud ümber nagu kas ümber palava pudru räägime muudki Sõrvemaa ja Sõrvemaa mitte pole aru saanud, mida siis see siin on. Et on see siis see, et meri loksub või on see, et meite juurikas on siin või on see midagi muud. Aga midagi siin on. See on kindel, sellest me oleme aru saanud ja see sõrulisi tagasi tõmbab, olga see siis peale Põhjasõda või teist maailmasõda või mida iganes. Sõruliselt see tagasi on tulnud. Ja siin me oleme. Ja siia me tahame ka jääda. Aga me uhkusest tulevik siin Sõrvemaal võiks olla. Ma tean küll, et me pole ennustajad, aga me võime mõtelda ju. Mõtleme kõige parema välja, mis me oskame. Ma olen seda teed juba hakanud tammuma. Sa juba lähed seda teed? Jah, pidin ütlema. Ma proovin kogukonnas aktiivsem olla. No enne mul oli lihtsalt see hoiak, et nagu ikka kirud oma kodus diivani pealt. Aga siis nagu lõpuks hakkasid mõtlema, et mis tolk on ja kirumisest. Et nagu natuke on mingid nii palju, kui minu võimete kohan on, siis kogukonnas kaasa lüüa, selle erinevad kogukonnaprojektid on ju, et seda oma külaelu arendada, naaberkülade elu, seal natukene vallas kaasa lüüa, saab mõne külateegi korda juba hea tunne, eks ole. Aga eks igasugustel koosolekutel ja mingi osa vallakogu istungitel ikkagi tuleb nagu, mina ja meie siis võtame ikkagi jutuks ka ikkagi igasugused tulevikuvaated ka, eks ole. Et
et mis saab haridusest maal, mis saab, noh, et oleks, mina vaatan oma mõtte otsast, et kuidas mul oleks võimalik perega siit nagu Sõrve otsast elada. Et praegu on ju suund sinna. Ei hakka tänase mingi rasket regionaalpoliitikat arutama, eks ole. Pole see koht ja pole see aeg ilmselt, aga eks ole kõik raha taga ka. Et noh, tahaks, et jõuaks Sõrve otsaga selline infrastruktuur, kus oleks võimalik siis, kus oleks võimalik ka peredel elada mugavalt, mitte nagu kuskil elujäämiskursusel. Et taga Salme pool on ju veel mõistlik, aga taga Sõrve kuskile lähed, siis läheb ikka täitsa. Ja selles suunas töö käib mingitel asjadel, et loodame saada siia kõigepealt inimesi, on ju, Sõrve otsa rohkem, sest meil on vist palju, meil on seal 364 või midagi, ma nüüd võin eksida, kuskil midagi sinna kanti jääb see elanike arv, püsielanike arv, suvel on neid kindlasti rohkem ja teab palju neid selle praamipileti pärast siia registreeritud on, aga noh, umbes siia ta jääb, on ju. Aga selles mõttes, et vallal on plaanis näiteks või noh, vähemalt oleme arutanud sellest, et tuleb võib-olla siis see valguskaabel on ju lõpuks internetiühendused, asjad kõik. Et see tuli ka eelmisel osavallaga koosolekul väga tugevalt välja, et siis tekivad siia ilmselt ka rohkem ettevõtteid. IT suunas, kaugtööd, asjad, kõik on juba selle arvestusega. Et kuskilt siis hakata lahti arutama ja siis kunagi siis võib-olla minu lapsed näevad seda, praegu laps, et tuleb ka Sõrve otsa uuesti kool, vahepeal lootsime natukene nihverdada, et saaks hakata, sest sinna Torgu kogukonna majja oli plaanis teha erivajadustega lastele. Seal üks projekt oli käsil, aga tema ei rahastudest ilma, kogu see asi läks liiga kalliks ja siis läks lõhki, ei ära. Aga lootsime küll, et siis saab võib-olla mingi õppejõu sinna hakata vaikselt kas või mingit kuskilt algklassi hariduski või midagi pädevad inimesi, kui nad seal juba on, et hakkame, võib-olla saab 2 teenust kokku panna. Ühesõnaga paras selline timmimine käib, vaata, et aga ei, ma ei ütleks, et see lootusetu on, et tulevikus Sõrves, ma loodan, tuleb inimesi juurde, kuumuma jutuga nagu jõuda tahtsin, et tuleks inimesi juurde, tuleks püsielanike juurde ja siis saaks valda hakata vaatama ka selle pilguga, et võib-olla oleks aeg sinna see ja see ka ära teha. Kõlab väga uhkelt, et ja mulle väga meeldis see, kuidas sa alustasid, et ma hakkasin asjaga juba pihta, et ma hakkagi rääkima, mis ma siin unistan, et need on need, mis ma juba teen. Et sa ka ju teed kindlasti juba otsapidi, et oleks ikka Sõrves ilusaid maju ja korras puisniite ja rannaniitu ja rannaniitu ja. Ma olen viimasel ajal mõelnud selle peale, et minu lapsed on mõlemad juba täiskasvanud. Mõlemad on otsaga Tallinnas, aga ma olen aru saanud, nad ikkagi mõtlevad selle peale, nad kunagi tulevad tagasi. Või vähemalt suiti. Ja kusjuures see valguskaabli teema haakub sellega väga, sest mõlemad on sellise eriala inimesed, et neil on vaja korralikku internetti, et saada kodus tööd teha. Sellest oleme täiesti teadlikud, nad ei ole ainukesed. Neid on mitmeid ja mitmeid, kes seda probleemi nagu on siis väljendanud. Et see on selline tuleviku soov, ütleme. Et saaksid noored tulla ja kodukontorites tööd teha. Nii et teite unistused praegu, mis te siia praegu mulle lauale tõstsite, on jumala praktilised, et andke meile internetti, tulevad inimesed tagasi, küll me siis nendel lastele selle kooli ka lahti teeme. Nagu seda otsapidi. Kuskilt, jah, mingit pidi peab liikuma. Aga mõni võimatu unistus võib-olla, või mitte võimatu. Mõni väga äge unistus. Mitte nii praktiline. Eks see võib-olla aastasadade pärast alles, aga eks see linn tuleb kogu aeg lähemale, vaata. Et võib-olla siin, minu unistus, ma olen võib-olla lihtne mees. Mul pole palju õnneks vaja. Et perekeskne, et oleks lastega kõik hästi ja endal ka hea olla. Ja kui Sõrves saaks juba elada, et siis oleks minu jaoks nagu väga hea juba. Et sa ei pea milleski loobuma või mingi kompromisse tegema. Et see elukvaliteedi tõstmine, et see oleks väga kõva.
noh, need ei ole päris ilmvõimatud asjad, millest sa unistad. See on ju kõigest nagu koolihariduse võimalus lastele, ma ei tea, perearsti võimalus. Ja niisugused asjad, see ei ole ju midagi absurdset ega midagi. Noh, jällegi ma ei hakka täna siin sellest regionaalpoliitiks täpsemalt rääkima, aga ilmselt täna niimoodi puusalt öeldes natuke on küll ikka kombib juba seda võimatut piiri, aga noh, eks aeg näitab. Hästi tähtis on see, et meie elukeskkond looduse mõttes säiliks. Meil kõigil on hirm selle suure tuulepargi ees. Praegu me ei tea, kuidas asjad liiguvad. Loodame, et ei liigu. Viimase koosoleku põhjal vist natuke on takerdunud see. Ja. See annab natuke lootust, ütleme siis niimoodi. Ja teine asi on huvitav see, et minu tütar, kes praegu on üliõpilane, mäletab eelmist majanduslanguse aega, siis ta oli selline parateismeline. Ja tütarist seisis Salmel meil aknal ja vaatab, et mul tekib samasugune tunne, nagu eelmise majanduslanguse ajal vahet pidamata sõidavad metsavälja või autod mööda. See puudutab. See oli ka jällegi eelmisel täiesti aktuaalne teema ja kogukond kirubki ja vald on nüüd sellest teadlik ja kõik on nagu info on üle antud, sest meil seal Sõrve otsas Kaunispea külas seal, kus on kogukonna, seal on ka lageraied tehtud. Küll on mustika sood ära kaotatud ja siis on, ja seal on, mis vaata Sõrves on kimpus inimesed on suvel oma sallkaevudega, et kuivaks kipuvad jääma ja allikad jooksevad ka, sest need on ju, tehakse lageraie, mets enam ei kaitse päikesest ja kuivabki ära, ja kohad, mis ei ole aastaid kuiva kaevu näinud, on nüüd siis äkki nüüd kuivad. Et kus see loogika siis on, et noh. No mõtlen. Nii et kohati tundub see ilmvõimatu või nagu, kuidas sa ütlesid, et selline natukene liiga pilvedes unistus, et noh, maailm muutub, kliima muutub, et me vist peame natukene nagu kohanema ka, aga me peame leidma need õiged suunad, kuidas kohaneda, et omakorda mitte liiga teha oma keskkonnale. Et see haruldane liik, sõrulane saaks elada oma pisikeses populatsioonis siin. Rännata ringi maailmas ja tulla tagasi. Saada hea haridus, mis Eestis on tegelikult, selles mõttes Eesti on pisike ja see on meie suur pluss, et head haridust Eestis saada on üsna lihtne võimalik. Ja siis tuled tagasi ning ehitad maja ning paned selle hariduse siin tööle. Midagi tööle. Üle interneti kasvõi. See on väga ilus ju ja siis ongid külad jälle tasapisi kasvavad tagasi enne, kus nad olid ning no kui mitte ennem, siis võib-olla siis pensionipõlves juba kindlasti, et siis kui see töö tagant ära kaob nii-öelda, et palgatöö, et siis on juba rohkem tehtav tänase põhja pealt nagu. Ja, et see on sauke nagu, et isiklikus plaanis ja teine on siis nagu kogukondlikus plaanis. No samas peab olema, ma ise tajun küll seda, et mingisugused eeskujusid peab olema. Kristel ilmselt on seal, kus sa tegutsed eeskuju. Ja mina olen täheldanud seda, ma arvan küll. Ja olen täheldanud seda, et kui meie võtsime selle, alguses tundus võimatu missioon sinna oma kodurajada, kus me rajama hakkasime. Nüüd on nagu riburada pidi, vaatame, sinna on krunt tehtud, sinna hakatakse ehitama järgmisele. Inimesed näevad, et on võimalik kaugemal ka. On nad siis elamise kohad või algul võib-olla suvitamine? Ja, seal ongi niimoodi olnud, et tegelikult üks pere ostiski endale suvila sinna, aga peremees on nüüd aasta läbi seal. No nii see kipub minema, See on see Sõrve mõju. Tutta muster, jah. Mul ikka meeldib öelda, et asjad kipuvad paika loksuma ja eks ta nii lähebki lõpuks. Kuulge, teitega siin rääkides ja täitsa uskuma, et on küll võimalik. Ma küsisin teilt lihtsalt võimatu küsimuse. Et mõelge siis ikka midagi suurt ja peaaegu võimatut, aga teite jutu järgi kõik juba toimib, kõik liigubki sinna poole ning... No ütleme, et liigubki vaikselt, samm-sammult, aga see on ka tähtis. See on väga tähtis. Et ütleme siis nii, et see inflatsioon on küll natuke võimalusi ära söönud, aga ikkagi samm-sammult. Kuulge, aga me peame hakkama täna oma otsa kokku tõmbama. Tuli on kaminas ära kustunud. Et ega siin ei ole midagi teha. Kuulge, aitäh, et te tulite. Aitäh, et te mõtlesite. Aitäh kutsumast. Aitäh kutsumast, jah. Teise aasta jälle.
siis ma küsin, kuidas teil läheb. Kena. Aitäh, Kristjan. Aitäh. Kenad nägemist ning uut aastat.